aga jah, põhupakid ma avastasingi umbes 20 aastat tagasi. Ja siis ma tegin esimesi proove sellistel praktilistel talgutel ja koolitustel, kus me siis ehitasimegi põhupakkidest seinu ja kuskil oli karkass ja kuskil ei olnud karkassi, nii et erinevalt saab neid ehitada. See oli kõik välismaal kuskil, see ei olnud Eestis, oli Eestis ka juba? Jaa, me tegime Tallinna lähedal tegelikult ühte väikest laste mängumaja. Rene Valner oli siis selline pioneerarhitekt, kes hakkas põhupakkide poole vaatama ja nendest projekteerima. Ja siis me koos tegimegi seal majakest. Kuule, aga kui sa niimoodi sellest põhust ja savist, kas sul tuleb neid küsimusi palju, et kas see on siuke 3 põrsakese maja või põhk korra tundub inimestele selline kerge, lendlev, vahva asi, et mina ei tea nüüd, kas ma nüüd ikka maja päris seda saab ehitada. Jaa, no ikka tuleb põrsakeste küsimusi ja näriliste küsimusi ja siis kolmas on siis niiskus. Et kuidas ühel, teisel või kolmandal puhul põhumaja vastu peab. Ma ütleks 3 põrsakese probleem oli see, et nad ei osanud krohvida. Et oleks Nifi poiss on osanud krohvida, siis temal oleks maja kõige parem olnud. Aga tal jäi krohvimata. Ta pani ainult põhu. Aga ta vist pani suht ikka õhukse kihi. Ta tegi mingi kuhja lihtsalt, aga kui nüüd nagu mõelda, kuidas põhust võiks ehitada, siis kui me pressime põhu plokiks, ilusaks ristkülikukujuliseks plokiks ja hakkame neid plokke laduma, siis ta näeb välja nagu telliskivi. Lihtsalt ta on natukene suurem ja palju soojem. Siis me loomegi neid nagu telliseid. Aga mis siis saab, kui sa ei lähe ju Espakisse neid ostma või Kaaraudasse? Espakis ei ole veel müügile tulnud. Põhupakid on sealt müügilt veel maas. Et kus sa neid saad ja kas need peavad siis olema nagu, on seal mingid mõõdud, kaalud, värgid? Ja põhupakk, mõõdud annab ette tegelikult selle põhu pressin ja see, mis seda põhku seal põllu veel pressib, temast tulebki välja juba selle mõõduga, mis ta sealt siis tuleb. Mida saab seal muuta, on pikkus. Et paki pikkus saab natuke pikemaks teha näiteks, kui võib-olla talumees teeks. Ja tihedus on oluline, et pakk oleks korralikult tihe ja siis ja muidugi värv, et põhk oleks ilus kuldne, mitte pruunikas ja juba mädanike jälgedega, et ta peab ikka olema korralik, värske, ilus kuivand põhk. Ja seda saab siis, ja see ongi see, et seda saabki talumehe käest osta või peab seda tänapäeval, kui mõelda nüüd seda väikse paki mõõtu, mida meil traditsiooniliselt on olnud Eestis, siis neid pakipresse on järjest vähem meil ja töötavaid, et enamasti ikkagi täna me näeme rulle põllu peal või suuri kandilisi blokke, mis kaaluvad mitusada kilo, et siis neid väikseid pakke on järjest keerulisem saada. Nii et kui on suur põhupakiga ehitamise huvi, siis peakski ümberkaudu rääkima põllumeestega, talunikega, kellel on veel pressi ja kellel on viljapõldu üldse, et kes üldse põhku pressib. Ja siis tegema juba kokkuleppeid nii-öelda aasta varem või hooaeg varem, et siis, kui on see viljakoristusaeg käes, et siis on tegelikult kõigil täpselt teada, et kes teeb pakke ja kes neid korjab ja kes neid ladustab, et seal on terve ahel seal taga, et see ei ole... Muidu saad rullid ja vaata, nendega on juba keeruline ehitada. Muidu saad rulliga, jah. Ja siis vaata, mis nende rullidega teed. Tegelikult neid rulle saab ringi pressida, aga see on jälle lisatöö muidugi. Jah.